No tere taas, kuulge, meil on täna saates uus auto ja selleks üllatus on taaskord BMW. Aga see ei ole mingi tavaline BMW. Tegemist on Alpina B10 3.3. E39 ehitatud 99 kuni 2003 aastal tehtud. Tegemist on 528 mootoriga, mis on suurendatud 3,3 liitrise mahu peale. Kergkaalulised maale kolvid, viiekäiguline käsikast siduriga ja kepiga. Õige. 1750 kilo kaalupauto, 206 kilovatti, tippkiirus, teas andmetel 262 kilomeetrit tunnis ja kiirendus 0-100 peaks olema 6,2 sekundit umbes. Oma ajastu kohta Xenon tuled 99 aastal, millest me räägime ja ikkagi rõhutan, tegemist on Alpinaga. Tegemist ei ole tavalise BMW-ga, tegemist on Alpinaga. Väga ilus must värv. Külje pealt leiame originaal 18 tollised Alpina väljad. Mille järgi tunned ära Alpina välja, et see originaal on? Ventiil ei asu siin servas, vaid asub keskkapsli sees, mis on mööda siis ühte kodarat viidud. Ilusad kerejooned E39, väike Alpina kleeps. Jookseb ilus hästi mööda kere, taha välja, kust leiame täpselt sama suure välja. Ei ole velgede suuruse erinevust siin ega midagi. Tagumiselt küljelt väike ilus lipspoiler ja parajalt suur summuti. Aga summuti välimus ei räägi enda eest, vaid hääl räägib enda eest. Tagaklaasil kerge toon, ring ühtlaselt. Mitte 100% kergelt läheb läbi ka, aga siuke mõõdukas. See on täielik maanteemürsk, millega lihtsalt mööda autobaani kulgeda 150 kilomeetrit tunnis püsikiirus hoidjal. Naudid lihtsalt, kuidas see mootor nurrub. Aga mis me siit väljast ikka räägime? Vaatame selle salongi ka üle. Salong, ilusad riidest istmed, full Alpina istmed, meelelahutussüsteemi poole pealt business CD, siia saab 6 CD-d, see on küll taga otsas, saad 6 CD-d sisse panna, multimeedia milline sugune, 2-tsooniline kliima, sigarisüütaja ja tobi kuradi kast ka olemas, eks ole, ilus naastrool, Alpina märgid igal pool, luksust jagub siin täiesti iga nurga peale. Hele lagi, must lagi ei ole, aga sees on katuseluuk. Mida sa veel tahad? Ainuke asi, mida sa võid veel tahta, on tunnustust, et tegu on haruldase autoga. Ja seda näitab see märk siin. BMW Alpina B10 seeria noodangu numbriga 66. Aga tead, see jutt kõik soe hea, aga lähme parem proovime, kuidas see auto päriselt sõidab. Kui me auto juhitavuse poole pealt räägime, 99 aasta auto ikka, aga sõbrad kesed. See auto on nii korda muksitud ja paika seadistatud, juba tehasest, Alpina poolt, et sõidulusti jagub siin. See on täpselt siukene, et M5-ks pole raha, aga stokk E39 sa ka ei taha. Alpina on täpselt siuke mõnus lineaarne vahe. Lamavad. See on hea koht, kus rääkida vedrustusest, mis on sportvedrustus, aga piisab. Aga sõbrad, kuulake seda rida puute 206 kilovatti, 500 Newton-meetrit. Vääned sealt taga villast maha panemas. 3,3 liitrit, 2,8 üle forsseeritud. Mõni arvaks, et mis see siis on. Teed puditad natukene vana 5 femmi ülesse ja saad sealt natukene rohkem. Sõbrad, see on natukene rohkem kui rohkem. Kurat, elu on ikka ilus. Päike paistab. See on siuksene heale ärimehele lihtne sõita auto, ma ütlen.
kui me oleme sõitnud M5 ja RS6 asjadega, siis seal ja isegi noh, nii imelik, kui seda ka tunnistada on, siis EB6 elektrilises sa saad kohe aru sellest kiirendusest, sa tõmbab istmest ja saad kuradi nägu on kinni seal selgroos. Aga sellel on niisugune ühtlane, mõnu, aga see on mõnus. Ärge saage must valesti aru. See on mõnus. Ja kui sa võtad veel tractioni ka maha,